16. sajandil lisatakse Läti Henriku kroonikasse lugu selle kohta, et Liivimaa avastasid 1156. aastal Bremeni kaupmehed. Maidel tunneb seda lugu ühe hilisema Franz Niistede kroonika vahendusel. Aga mõte jääb samaks, Liivimaad avastati umbes samamoodi nagu Ameerikat avastati. Ja on üsna tõenäoline, et kui Maidel seda sündmust ette kujutas, et siis olid tal silmade ees just nimelt hispaanlaste kohtumised pärismaalastega kusagil kaugel Ameerikas. Valides liivlaste legendaarse kohtumise Bremeni kaupmeestega oma ajaloopiltide sarja esimeseks pildiks, soovis Friedrich Ludwig von Maidel rõhutada kahe kultuuri, paganliku ja kristliku esmakontakti rahumeelsust. Pildi keskel on 2 kolmefiguurilist inimgruppi, paremal pool seisavad saksa kaupmehed, vasakul uudistavad nende kaupu liivlased. Sündmuse keskmes on peegel, millesse liivlane imestusega vaatab. Sellega, et peegel on mehe, mitte üle tema õla piiluva naise käes, toonitab kunstnik peegli sisekaemuslikku efekti. Peegel ei ole Maidelli pildil mitte edevuse, vaid kohalike hõimude jaoks iseenese ja maailma avastamise sümbol. Samas on peegel olnud klaashelmeste kõrval üks tavalisemaid kaupu, millega pärismaalasi ära osteti. Siin imetlevadki 2 naist helmeid, värskelt omandatud tühisust. Paigutades 2 tünni liivlaste ja sakslaste vahele, kordab Maidel oma mõtet. Sündmusel on 2 võrdset osapoolt. Peegel, käärid, kangad ja muu Bremeni laevalt toodud kraam on sakslaste, maas olevad loomanahad aga liivlaste panus ühistesse kaubasidemetesse. Kaupmeeste päritolust kõneleb tagaplaanil kujutatud laeva masti tõmmatud Bremeni linnalipp. Sakslaste häid kavatsusi demonstreerib kunstnik sellega, et ühel kaupmehel on kutsuvalt avatud peopesa ja liivlaste sekka on lastud ringi käima veinitoop. Võimalik, et barokne veinikann laual on Maidelli tõlgenduses viide armulaua veinile ja liivlasi eesootavale ristimisele. Kauplemise rahumeelsusest kõnelevad ka vaikivad relvad. Kaupmehe mantli siilu alt paistab mõõgatupp ja liivlase vöö vahele on pistetud mühklikud puunuiad. Need on muidugi väga primitiivsed. Tegelikult selliseid siin enam tõenäoliselt ei kasutatudki. Kunstnik tahab näidata sakslasi kui liivlastest kaugemale arenenud rahvast, tsivilisatsiooni ja kultuuri toojaid Läänemere idakaldale. Teisalt viitab kunstnik varjatud relvadega rahu ebakindlusele. Maidelli ajaloo teadmiste alastest eksitustest kõnelevad ka kujutatud riided ning jalanõud, mis pärinevad hoopis hilisemast ajast kui 12. sajandist. Keskmise kaupmehe kuue kaelusest paistab väike tärgeldatud krookkrae, mis oli moes alles 16. sajandi teisel poolel. Samasse ajastusse võib paigutada ka tema ühele küljele tõmmatud sulekestega mütsi. Parempoolsel kaupmehel paistab kuue varruka äärest kergelt kroogitud särgi mansett, mis samuti vastab 16. sajandi moele. Ka on keskaegse Euroopa tavadele võõras nii pügatud täishabe kui kapuutsi alt paistev nokkmüts. Samal ajal kui Maidel riietab sakslased hiliskeskaegsetesse riietesse, annab ta vanadele liivlastele rõivad omaenda aja 19. sajandi talurahva riidekirstust. Näiteks on liivlaste pügamata habemega vanemal seljas pikk, karusnahast voodri ja suure pehme tagasi keeratud kraega ülerõivas. Selle all paistab kuni vöökohani avatud kuub.
mille hõlmu kaunistab tihe nööbirida ning käärudena looklev ja nööbiaasu moodustav nöörkaunistus. Kuue peal on mehel suure nelinurkse pandlaga vöö. Karusnahkseis ja tikandiga rõivastes liivlasi võiks pidada saksa kaupmeestega võrdväärseks, kui Maidel poleks neid kujutanud veidra lõua habemega ning pasteldes või koguni paljasjalgsetena.